Tervitus. Nii abil. Heiliki. Ciao Heiliki. Tere! Meil on siin sügisleitsaku vastane atribuutika on kõigil. No, ma mõtlesin ka, et ma olen täna päike, siis ma panin endale kollase kampsuni selga. Tere naised, tere Heiliki, tere kõik, kes te vaatate järele seda naiste heaolu grupi viimast ühist laivi. Jaa. Ja tere kõigile. Nii ammu ei ole näinud. Just üleeile. Tere! Tere! Nii, ametlikult on alustatud naiste heaolu grupi viimane ühine live. Pampar, pam, 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 pam. Me tegelikult mõtlesime hulk aega, et mida me siis täpsemalt räägime ja kuidas. Ja me vaatame, mis sellest välja tuleb ja kuidas. Aga kindel on see, et siin me oleme ja meil on siin need imelised kuuma hoogude vastased need. Mis kuuma hoogude sügisleitsak on meil Tallinnas? Sügisleitsak on meil, jaa. Mina nii lootsin, et see on kuuma hoogude vastane see. Ei, aitab igasuguse kuuma laine puhul. Aitab igasuguse kuuma laine puhul just. Ja lisaks on see meie festivali värvides. Jaa. Ja lisaks on see kingitus Liilia. Jah. Aitäh, Liilia. Aitäh. Nii et sellepärast me niimoodi, meie saime oma kingituse ühesõnaga juba kätte. Järelikult oleme midagi hästi teinud. Nii, aga ma loodan, et meid on ka kuulda. Ja ma arvan, et on. Suurepäraselt. Super. Nii, mis me siis naised räägime täna? Mina tean seda, et Vivian tahab alustada. Sellepärast, et ma tean, et teised ei taha alustada. Ja sestap see Vivian just teada, et ta tahab. Meil on siin grupis, meil on väga hea tiimitöö alati ja isegi kui sa varem ei teadu, mida sa soovid, siis sa saad sellest nii elegantselt teada, et vastupanu tundub mõttetu. Ma mõtlesin selle peale, sest et tänust me tegelikult ju rääkisime terve eelmise kuu. Aga ma mõtlesin, et see, mida ma ei maininud, mille peale ma nüüd enne tänast mõtlesin, on see, et mina ei ole väga suur sotsiaalmeedia fänn selles mõttes, et mina ei tunne üldse vajadust postitada isiklikke asju ja Facebookis käin paar korda aastas ja no ühesõnaga, sest et mulle on alati tundunud see nagu selline ühelt poolt suur illusioon ja teiselt poolt ma tunnen, et need inimesed, kes on minu lähiringkonnas, niikuinii teavad, mis toimub ja siis ma ei pea nagu ülejäänud maailma asi, see üldse ei ole. Ja ma arvan, et see on olnud seotud sellega ka, et see tundub, see kogu see illusoorne online maailm tundub natukene selline anonüümne. Aga selles grupis ma tundsin seda, et kui me läbi aasta neid erinevaid teemasid käsitlesime, et siis ma tundsin tegelikult, et meie grupis oli selline intiimne hoitus ja et ma jagasin asju, mida ma poleks eales arvanud, et ma kusagil online'is jagan. Tead, naised, mulle tuli selline mõte, millest meil ei olnud plaanis, et kuna meil on selline lõpuaktus või lõpupidu, et võib-olla me ütleme paar sõna ka meile tänusõnu. Mul kohe tekkis lihtsalt selline suur soov öelda, et suur tänu Vivianile selle eest, et sa liitusid meiega, sest see ei olnud väga kerge teda meelitada. Ta mõtles ja ütles, kas te olete kindel, et terve aasta te olete selles grupis. Ma ütlesin, jaa, muidugi me oleme kindel, muidu meil oli esimene kogemus selline. Ja ma olen väga tänulik Vivianile ja ma lihtsalt imetlen, kuidas ta eile laivis oli veel mere ääres.
selle ilusa suure Kübaraga. kübaraga Hispaaniapärase kübaraga. oma tehastes seal kuskil käimas, aga nüüd ta on siin, et see on supervõime on Vivianil selline. Mul on supervõime minna lennuki peale. Aga siis ma olen üksiti, kuna on Tänu live ikkagi, me elame sellisel ajal, kus nagu logistiline võimekus on võrreldes meie esivanematega. Üldse ei pea hobukaarikuga reisima, saab minna lennuki peale ja siis pompsti maandudki juba mandri teises otsas. Aga aitäh, Liila. Ma võin öelda tõesti, et siis, kui naised selle grupi idee välja käisid, siis mul oli see. Mul oli, ma arvan, see oli kombinatsioon, et milline ajaline commitment see on, mida mul üldse öelda on, ja siis hirm kogu selle online nagu mul oli. Ja siis nad vendsid mara. Nii et selles mõttes on Liila ütles muidugi väga diplomaatiliselt, minu sees oli palju suurem vastuseis, kui Liila seda väga diplomaatiliselt väljend. Naised, ma räägin teile, kuidas see tegelikult välja nägi. See nägi välja nii, me olime 4 koos, ma ei mäleta täpselt, kas Lilia või minu arust see oli Lilia, kes ütles selle grupi idee välja, et kuulge, teeme grupi ühise, hakkame seal jagama kogu aeg aasta otsa. Ja Terri näost peegeldus jaa ja minul oli nagu sees, et no ma ei tea, võib-olla tõesti ja Viviani näost peegeldus ei, ainult mitte seda. Nii sai see alguse. Kristelil on õigus. Aga Kristel muidu väga hästi nagu toetas seda ideed sellega, no mis siis, me jagame seda, et sul ainult korra kuus on vaja teha laivi. See tundus nagu väga lihtne. See tundus palju lihtsam kui 12 kuud järjest iga nädal eetris olla. Ja aitäh, Vivian, et sa jagasid ja tõesti aitäh, Vivian. Minu arust see grupp ilma Viviani jagamisteta. Naised, kuidas teile tundub? See oleks olnud midagi hoopis muud. Ja minu arust just Viviani jagamised, mis olid nii inspireerivad ja nii omanäolised, sellepärast, et sa pole harjunud jagama, oli neil eriline väärtus. Ja kusjuures mina tahaks veel seda rõhutada, et imetlusega ma vaatasin ja tegelikult just eile ma mõtlesin selle peale, kuidas Vivian suutis ümber kehastuda ja keskenduda sellises kohas, kus seal läks mööda mingisugune kaupleja ja siis vahepeal praatsiliselt öelda talle puhtas prantsuse keeles või oli see hispaania keeles või igas keeles, et tänan, ma ei soovi osta teie poolt pakutavat midagi ja siis olla selles nagu keskmes. Võt see on sinu see supervõime lisaks lennuki peale mineku supervõime, et sa suudad häälestuda ja keskenduda nagu sellises täiesti teises keskkonnas. Mina isiklikult tunnen, et mina vajan ikkagi nagu sellist nagu mingit teatud ruumi, mingit sellist settingut, kus mul on nagu kuidagi turvaline, aga selles suhtes sa oled ikkagi tõsine ümberhäälestuse ja keskmesse tuleku kuninganna. Nii et aplausi Vivianile! Ma tänan, sest et eile mulle tundus, alguses ma mõtlesin, et okei, väga hea, et ma tegin hilise check-out'i selleks, et ja siis ma mõtlesin, et ma ei tee ju ometi seda laivi hotellitoast, kui ma saan olla niimoodi murduvate lainetega mere ääres päikese käes tere hommikust. Ja mulle tundus, et iga live sinu jaoks on nagu üks ilus lugu, nagu üks kinos käimine minema. Tore, et te minuga kinos käisite. Aastaniks, et see on Liilis väga armas selline ettepanek teha, seepärast, et nüüd tunnen, et ma natuke lähen seda lehvikuvärvi punastades. Õnneks see jume natukene peidab. Nii armas. Aitäh. Aitäh. Kes see järgmine julge on? Ma tean, kes on järgmine julge. Terri on see järgmine julge siin. Ma mõtlen selle grupi tegemisele tagasi, siis mina olen tohutult tänulik. Ma ei mäleta ka, kas oli Liilia või tegelikult minust võis see ka Kristel olla, kes selle grupi idee ütles, aga võib-olla see läks nagu ühisloomingus.
minul tekkis see ja-tunne sellele sellepärast, et mulle meeldis see mõte, et me hakkame tegema midagi koos ja et ma hakkan tegema teistega koos midagi, mida ma polnud varem teinud, et ma lähen sellisesse nagu mingisugusesse teistsugusesse loomisesse ja natukene oli ka, põnev oli ka, et mul oli põnev mõelda selle peale. Ja pluss siis see, et selline proovilepaneku moment, enda nagu proovilepaneku moment, et okei, et ma siis olengi nagu siis nii-öelda võib-olla vahest täiesti üksinda, sest ega ma ei teadnud, kui palju sinna gruppi üldse tuleb ja kui tihti keegi üldse selle avab, eks ole, ja niimoodi. Ja pluss siis sinna juurde tegelikult need avastusretked nendes teemades. Et see oli minu jaoks tegelikult selline suur väärtus. Kõigepealt see avastusretk selles teemas nagu üksinda, et teed selle nii-öelda ettevalmistuse ja lähed selle, vaatad endasse ja siis presenteerid seda ja siis vaatad, kuidas see teema nagu sellises koosloomises lahti hakkab rullima. Selles mõttes koosloomises lahti rullima, et me kõik nagu omaette läheneme teemale nagu oma vaatenurga alt ja toome sealt siis esile teatud olulisi huvitavaid aspekte ja siis veel, kui siis on see nii-öelda laivi tulemine, eks ole, kui sa oled seal kaamera ees ja tekib see arutelu. Mina armastan laivides arutelu, et ma tunnistasin ka tegelikult seda, et Kristjan veel ütles, et kas aasta aega oleks ma uskunud, et Terri seda ütleb, et mulle meeldib see spontaanne laiv ja ma õppisin tänu selle grupi tegemisele ära selle, et tegelikult on täiesti okei minna spontaanselt ja hakata rääkima. Muidugi mul ei tule see võib-olla niimoodi välja veel niimoodi täiesti üksinda, et istun ühes toas ja hakkan rääkima siis selle ekraaniga või kaameraga, eks ju. Aga niipea kui, ja nüüd on tänuaplaus tuleb meie grupi, ma tahaksin öelda tugisambale kaugel soojal maal, päikselisele Heilikile. Sest et mina olen pidanud maha väga toredaid vestlusi ja jagamisi ja minu enda jaoks põnevaid vestlusi ja jagamisi tänu Heilikile, sest selline, ma olen tänu sellele grupile saanud aru sellest nagu sügavuti, kui oluline on ikkagi see, et me oleme nii-öelda mingisugust informatsiooni, mingile informatsioonile saame peegeldusi ja teineteise täiendamise võimalus on alati see, mis sellises jagamisringis teeb selle asja ägedaks. Tekitab selle koosloomise vibratsiooni ja sellest ma olen praegu vaimustusest ja olen super tänulik. Ma olen super tänulik teile, et te võtsite selle aasta, pühendusite meile ja ma olen super tänulik meile, et me võtsime selle aasta. Aitäh sulle, Kristel. Aitäh sulle, Vilja ja aitäh sulle, Liliakene. Et teie olite ägedad ja meie olime ägedad ja aplaus. Aga mul on pakkumine, et ikka öelda Terile eraldi tänu. Ja mina tänan Terit selle sügavuse eest, mida ma kuulasin sinu laivides. Kui sa praegu räägid sellest spontaansusest, minu meelest see kombinatsioon sellest sügavusest ja sellest kergusest, see on imeline. Aitäh sulle. Wow. Mina tahtsin Liilia praegu napsas täpselt minu mõtte. Sellepärast, et mind on ka võlunud see, kuidas Terri, nüüd on tema jõudnud sellesse spontaansuse kergusesse, aga see, kui põhjalikult alati ette valmistas ja tal oleks olnud, ikkagi selle ettevalmistuse pealt ta oleks võinud purjetada mitu tundi seda laivi. Ja ma mõtlesin, et wow, selline nagu tarkuse tummisus tuli sealt alati. Wow. Aga see, kas Vivian räägib minust? Jah. Aga seda nüüd, kuna ma olin Hispaanias, siis ma seda viimast, seda kõige spontaansemat ma pole veel kuulnud. Ja meelega kuulan. Aga küll ma ei ole seda kuulnud, aga ma kuulsin seda,
kuidas Terri kirjeldas ja just seda, kuidas siis oli nagu see, Terri kirjeldas, et ma nii armastan, see oli nii spontaanne see live. Ja siis täpselt see, et kas sa oleksid arvanud aasta tagasi, et sinu huulilt tuleb eales selline lause. Ainult aasta võttis. no jaa, sest et vaata, seal on see ettevalmistuse osa, eks ole, see viib sind nagu sellisesse kohta, et on tunne, et on vaja nagu veel ja veel ja veel ja siis võtta selleks aega ja see kõik ja siis tundus, et kuidas ma lähen inimeste ette ja nüüd siis hakkan lihtsalt nagu rääkima. Aga tänu sellele grupile ma tundsin, et ma sain tegelikult kontakti sellega, et ma saan, et ilma tegemata nagu suurt nagu süvakaevamist, ma saan ka siis tuua neid asju esile, mis parasjagu tahavad esile tulla, et see on nagu teatud mõttes nagu usalduse protsess minu jaoks. Ma olen sellest tohutult tänulik. Kas ma tsiteeriksin Andrus Bergmanit? Olge lahke. Mis on nagu, mulle tundub peegeldab väga hästi seda sellepärast, et kui mitte Andres Bergman, Ingmar Bergman, andke andeks. Kui tema käest küsiti, et härra Bergman, et kas teie võtteplatsil ka improviseerite? Ja tema oli tuntud selle poolest, et ta tegi tohutult põhjaliku eeltöö, tohutult põhjaliku. Siis ta ütles, et improviseerin küll, aga see tuleb alati palju paremini välja, kui kodutöö on tehtud. Aga mina tahan ka öelda Terrile suur aitäh nende nagu sinu laivide eest, millel oli nagu, minu arust oli, ma arvan, naised te nõustute, et Terri laivid olid igaüks nagu üks väga põhjalik pikk koolitus. Ja noh, ütleme tegelikult see oli nagu kursus, nagu meistri master kursus, mitte isegi üks klass, vaid terve kursus. Ühe Jah. tunniga. Ja mida ma imetlesin, oli see, kuidas sa selle aasta jooksul just nimelt, mitte see spontaansusesse jõudsid, aga ma imetlesin, kuidas sa õppisid iseennast usaldama. Ja vot see on nii ilus. Jaa, ma tänan. Et noh, need teadmised, mina ja ma usun, me kõik, me teadsime kogu aeg, et sul on need kõik olemas ja me teame, et sa tead nii põhjalikult seda kõik, et see on imetlusväärne. Kui sa hakkad millestki rääkima, ükskõik millest, siis me kõik kuulame alati need, et vau. Aga et sa ise hakkasid endasse uskuma ja usaldama seda, mida sa niikuinii tead ja seda, kui väärtuslikud su teadmised on. See on nii ilus. On ju naised? Nüüd nad pigistasid must pisarad välja. Nagu Vivian ütleb, et see on vedelarmastus või armastus vedelal koju. Aitäh teil sulle. Ja aitäh. No vot, Minu kord. Lili ja kord. Seekord oleme siis nii nagu plaanis oli. Aga mina polnud plaaniga. Jaa, aga millest rääkida? Ei tea, millest sa tänulik oled siin grupis? Enda ja sellest, kuidas sul läks siin. Vot sellist, ma arvan, esimestel laividel seda mul oli vaja kindlasti. Vot seda kuuld, sest mina tundsin iga kord, mul oli kuum sees, mis ma teen, mida ma ütlen. Ja nagu mulle see kõnelemise kursusel see õpetaja rääkis sellest, et kui see esinemine ei ole ette valmistatud, see tähendab, et see on planeeritud läbi kukkumine. Õige. Pane endale kõrva taha tere. Ja siis ma proovisingi kuidagi seda planeerida, aga ma sain aru, et see on hoopis teine lugu võrreldes sellega, kuidas ma teen ise koolitusi ja üritusi, mitte online'is, aga päris elus, kus ma näen inimesi, kus ma näen kohe seda tagasisidet silmades, emotsioone ja saan tunnetada seda energiat. Ja sellepärast esimesed korrad minu jaoks olid väga rasked, just võrreldes sellega, mida ma kogen oma päris üritustel. Ja pärast ma sain aru, et see on tegelikult teine tase. See on teine tase, kus sa hakkad tunnetama seda energiat. No muidugi see on super hea ja meil vedas Heilikiga, kes väga tihti oli. Ja veel üks kord tänan Heilikid.
aga isegi kui olid mõned korrad, kui ei olnud kedagi, no muidu selleks Kristel meid ette valmistas, ta ütles, et ikka peab tegema. Ja siis ma tundsin seda, mis iganes, see on selline maagia, kus kaob selle ruumi ja aja tunnetus, jah. Ja sedasama improvisatsiooni, no muidu nagu Ingmar Bergman, see on sama nagu matemaatika õppimine, ja et sa eksamil sa ei saa selle 10 aasta eest selle eksami teha, kui sa ei ole seda ennem teinud ja meil on samamoodi, kui me improviseerime, see tähendab, et me oleme seda juba nii mitu korda teinud, et me saame seda vabalt lasta. Ja sellepärast see oli minu jaoks väga-väga huvitav kogemus ja mul on selline tunne, et selle juba esimene teema oli veel midagi, ma mõtlesin, oi, mul on nii palju öelda selles ja teine ja kolmas ja mingi teema tuligi sinna ja mis ma sellest hakkan rääkima. Et see ei olnud enam see minu tuttav teema ja see oli tegelikult juba selline teine tase just minu isiklikul arengul, sest see pani mind süvenema nendesse teemadesse, kus ma enne ei ole olnud sees, ja see oli väga põnev, et ma väga-väga tänan teid selle võimaluse eest, et ma sain selle kaudu niimoodi areneda. Mina tahan Liliat tänada. Mina tahan Liliat tänada sellepärast, kuidas sa tõid sisse need harjutused ja praktikad meile ja selle nagu järjekindluse ja nendes praktikates ja harjutustes sa tegid nad nagu ära, ükskõik kus sul heli või kuidas või keegi oli või ei olnud. Ma päriselt nii imetlesin ja ma imetlesin, kuidas sa panid nendesse praktikatesse selle energia sisse nii, et see jõudis kohale teisele poole ekraani. On ju, naised, jõudis kohale ju Lilia praktikate juures, see energia. Ma usun, kõik tundsid seda, kes vaatasid. Ja, see on imeline, Anne. Mina tahaks Liljat tänada ja tunnustada tegelikult selle eest, et ja mitte ainult selle eest, aga see on üks aspekt, mis mul praegu tuli nii-öelda südamesse, on see, et meie võtame iseenesestmõistetavana seda, et meil on, meie emakeel on eesti keel, eks ju. Ja mismoodi Lilia tegelikult kannab välja võõrkeeles selles mõttes, et see ei ole nagu sinu, see ema, ma saan aru, et ikkagi sa oled selle keele õppinud, eks ole, juurde. See on midagi, mille eest Liliale on täielik kummardus ja tänu ja absoluutne aplaus. Ma loodan, et te saite õieti aru. Ja see on tegelikult nii tore, et meie oleme neljakesi sellise, et sina oled meie kingitus siin grupis. Ja. Mida? Mulle nii meeldib see, et kui ma siin Liiliale lehvikuga seda tuulten, et siis see on nagu Botticelli Veenus on Liilia. On jaa. Liilia ja Liilia Botticelli Veenus, palun, laivis. Ma olen näinud maalis näinud. Mina jällegi napsatud sõnad suust. Jälle. Sest et mina olen ka imetlenud nii seda Liilia keelekasutust, sellepärast, et kuna ma olen keele palju mõelnud, sest ma olen ikkagi paberitega tehtud. Ja seda, kuidas Liilia igasse teemasse suutis leida selle praktika. Igasse teemasse. Ja see võis olla ka selline lühike ja see, aga ikkagi sa tunned seda kohe paari minutiga või selline pikemat pühendumist eeldav, aga igal juhul see oli alati, ma mõtlesin, et vau, et milline tore elu, kui igaks asjaks saad luua oma praktika. Nii palju on õppida. Te olete mind inspireerinud väga palju. Minul tuli üks asi veel meelde, mida Liilia tõi meie gruppi. Eriti viimasel ajal ma olen tunnetanud seda, et Liilia kannab endaga kaasas mingisugust spetsiifilist plissmulli. Et ta kõnnib ringi sellises mingis plissmullis. Ja see on sellises õnnistuse mullis.
ja ma olen väga tänulik, et sa selle energia nagu meie jagamistesse ja tegemistesse oled toonud. see on maagiline realism. ma arvan, et Lili on armunud. maagiline realism Jaa. on see, mida me ju lubasime. Jaa, aga igal juhul siit ma toon välja ühe olulise asja, naised, kes te seda vaatate, et otsige üles aasta jooksul kõik Lili ja need praktikad, mis seal on grupis Jah. kõik olemas ja vaadake üle. ja, Tasub teha. ja maagiline realism saab olema ka teie pärast. Jaa. aitäh, 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 aitäh. Nende finaalide ja tunnustuste eest, aitäh. Võtan vastu. Jaa. Kristel, Vaatavad kõik minu otsa. Ma ütlen ausalt, et mina arvasin, et minul on kõige raskem seda aastat läbi viia. tõesti. Jälle vaatavad minu otsa. Ma arvasin seda sellepärast ja mul päriselt ka oli raske, et minul ei ole seda, et nagu probleemi, et mina istun kaamera ette, avan suu ja jutt tuleb. Ehk siis mina olen natuke nagu jõudnud sellesse staadiumisse nagu poliitikud, et mõte võib katkeda, aga jutt mitte. Aga kuna ma ikkagi nagu tahan nagu, et sellel tihti ka jutul mingi mõte ja point oleks. Ja kuna mul on gruppe, ma olen varem ka netigruppe nagu vedanud lühikest ja pikemat aega. Mul on üks grupp, mis on 5 aastat toiminud ja kus ma olen igal nädalal laivis. Ja siis mul on eesmärk võetud, et jagada ka avalikult sotsiaalmeedias enda nime ja näoga erinevaid mõtteid ja tundeid ja oma elu ja naisi ja naiselikkust puudutavat, siis minu jaoks kõige suurem probleem oli see, mida jagada selles grupis erinevat, mida ma ei jaga seal teistes gruppides ja mida ma ei jaga nii-öelda avalikult, et sellel oleks mingi eksklusiivsus selle grupi jaoks ja teha pidevalt nagu seda valikut, et mida siis siia gruppi tuua, et see oleks tõesti nagu seda gruppi ja seda kohta väärt, sellel oleks mingi väärtus. Ja siis ma pidevalt diilisin nende ideede ja mõtete ja jagamise nagu sellega, et mis siis oleks see, mis nagu kontsentreeritult see kõige-kõigem siia gruppi tuua. Ja mina arvan sellepärast, mul oli kõige-kõige raskem teist. Palju raskem kui teil. vot nii. Vot nii, ei tahaks öelda, meil on nii kahju sinust, aga meil on suur rõõm, et see sul kõik nii hästi välja tuli. Eksklusiivsus. Armsad naised, te saite osaks Kristeli kõige eksklusiivsematest mõtetest, taipamistest ja kogemustest. No ja kuna see heaolu teema on ju nii lai, siis ma kogu aeg mõtlesin, et mis on nagu okei tuua heaolu teemasse. Et a la nagu kas, ma ei tea, kas orgasm on okei või on too much? What? Kas emakast rääkimine? Kuidas orgasm saab olla okei heaolu teema? Kuidas seal see... Saab üldse okei olla orgasm, ma ei saa aru. Kuidas saab olla üldse see küsimus, et kas orgasm on heaoluga seotud? Ei no ta on nagu heaolust nii palju nagu minu arust kõrgemal. Beyond. Ei no, ta on ikkagi otseselt seotud. No jah, ühesõnaga. Ja siis ma mõtlesin, et sellel oleks nagu ka mingi praktiline point, mis siin nagu jagada ja ma olin väga hädas nende jagamiste teemade valikuga, päriselt ka. Aga aasta jooksul ma võin öelda, et mul oli üks probleem veel. Minu suur probleem, mida ma ei ole teile rääkinud, on see, et ma teen aastaid igasuguseid laive, webinare, meistriklasse ja salvestusi igas võimalikus formaadis. Aga mulle endale absoluutselt ei meeldi vaadata ega kuulata videosid ega neid podcast'e ega webinare. Mulle meeldib lugeda tekste. Ma olen nagu see inimene, kes naudib tekstide lugemist, kuulamine ja vaatamine. Ma praktiliselt ei vaata filme ega mingeid asju. See lihtsalt ei ole minu nagu teema. Ja mul on kohutavalt raske sundida ennast tund aega vaatama või kuulama mõnda webinari. Ja ma tegin seda teie omade puhul. See oli minu jaoks milline kompliment. päriselt suur õppimise koht. Et kuulata nagu ja vaadata teisi. Tegelikult ka. Aitäh teile. See lihtsalt ei ole nagu minu cup of tea kunagi olnud.
Vau. no vot siis. Ma tunnistan, see oli aus ülestunnistus aastaaja lõpus. Aga ma õppisin teie pealt väga-väga palju ja igaühe käest teist, nagu te väga palju teie videod andsid. Minust ei saa nagu sari podcastide vaatajad tulevikuks, aga see oli väga kasulik. Teie omad olid erilised. Kristel, millised avameelsed ülestunnistused. Ja mida ma väga tänan, on need tagasisided, mis mulle kirjutati ka isiklikult sõnumitesse naised, kes jagasid, et need olid väga-väga olulised. Päriselt, et tundub, et mis see siis on, et kogu aeg käib ja räägib ja tal on nagu lihtne, aga see tagasiside on nii puudutav ja see on nii oluline, et noh, ilma selleta ilmselt ei teeks me keegi seda. Ja see oli üks mõte, mis ma ka mõtlesin, et sellel hetkel, kui see live oli tehtud, eks ju, võib-olla kui oli inimesed kohal ja siis sai tagasisidet, aga siis, kui pärast peale järelkuulamist tuli, keegi ütles midagi, kuidas see teema teda kas puudutas, käivitas või midagi selgitas või ja nii edasi, eks ju, siis oli tunne, okei, see on langenud nagu õigele pinnasele ja okei, et sellel tegemisel oli mõte. Ja aasta lõpuks mina jõudsin sellesse kohta, et mul hakkas see meeldima. Ja mul päriselt oli viimase laiviga see tunne, et ei ole võimalik, sest nüüd mul alles ideed tulevad. Ja mida kõike jäi tegemata. Ja mul tekkis miljon ideed, mis gruppe võiks veel teha. Ma ei ole veel teinud, aga... Ta ei ole meile ka veel öelnud. Ei, mul tekkis miljon ideed, mis gruppe võiks kõik, mis teemadel teha ja hoida ja arendada. Nii et võib-olla kunagi ühel päeval, kui mul aega on. Mina tahaksin öelda Kristeli kohta, et mulle küll meeldib vaadata ja kuulata podcast'e. Ja Kristeli puhul ma vaatasin, et milline professionaalsus, millise sujuvuse, sarmi, karismaga, kuidas suhelda inimestega, kes seda vaatavad, noh, mitte praegu laivis, vaid kes seda vaatavad võib-olla 6 aja pärast. Aga ikkagi, et sa kõnetad neid niimoodi, nagu nad oleksid just praegu sinuga koos. Ma vaatasin nagu, vau, mul on nii palju õppida. Oi, kui ilus, aitäh sulle. Sest see on nagu tegelikult, ma usun, et me oleme kõik nõus sellega, seda me kõik saime tänu Kristelile õppida ja harjutada. Sest et selles grupis me saime inspireeruda ja harjutada seda, kuidas kõnetada tõesti nagu inimesi, kes ei ole parasjagu seal samas laivis, eks ole. Pluss siis see, et hoida meeles neid 1000 erinevat detailikest, mida seal teha. Ja meil on olnud ääretult suur luksus, et meie väga paljudes näiteks sellistes avalikes laivides ja üldse meie laivides, kui te olete tähele pannud, et siis sissejuhatus tuleb Kristelilt, voos hoidmine tuleb Kristelilt, vahepealsete pauside ja tähelepanekute kokkukorjamine tuleb Kristelilt, lõpusõnad tulevad Kristelilt. Ja meie oleme siis nagu kuninganna kassid. Kuninganna kassid oleme. Ja siis lihtsalt naudime seda kõike. Ja siis ta teeb seda niimoodi, mis see siis on? Minut on laivini ja ei mingit nagu ei ole mingit ärevust ega midagi. Meil on nii suur tänu, Kristel, selle eest. Ja ma arvan, et see luksus, et see on olnud tõesti väga luksuslik, see, kuidas Kristel on meid niimoodi kandnud selles voolamises. Ja tegelikult kogu selles grupi toimetustes ka, et mis seal siis on? Teeme siis. Ja mis see? See on väga hea teema ju, eks ole, lähme teele ja läheb. Ja siis see, kuidas Kristel, siis kui meil eelmisel aastal festival oli toimunud, siis pühapäeva õhtul Kristel ütles, et mul tegelikult järgmise aasta festivali koduleht juba valmis. Ja kõik inimesed on Exceli tabelis juba sees. Ja meil oli niimoodi, et ma pole isegi see mõte polnud mind külastanud. Isegi mitte nagu kauge kaarega. Mul tegelikult on juba valmis, aga ma lihtsalt ei olnud veel seda maininud sellepärast, et umbes, et äkki on too much. Ja meil oleme olnud tohutult luksuslikult on Kristel meid kandnud selles voos.
Imeline, aitäh. Aga mina lisan veel Kristeli laivide sisu kohta, et nad olid sellised laivid, kus ma väga mitu korda sain üllatada, üllatunud. Ja sest see teema, meil ei olnud enne kokkulepet, kes mida räägib ja oli ainult teema ja see, mida Kristel rääkis, see oli hoopis minu jaoks ootamatu nurga all alati ja tõesti, see oli väga, kuidagi minu jaoks teistmoodi. Isegi kuidas sa näiteks tegid maali seal kutseetis. Ja igasugused orgasmides seal oli ka natukene. Ja veel ma tahan tunnustada, et meil on selline kinnine grupp, ma loodan, et see on okei, kui ma lisan, et me teame, et Kristelil olid väga rasked hetked selle aasta jooksul ja kuidas ta isegi nendel rasketel hetkedel sai seda teha ja meid toetada, et suur tänu sulle. Aitäh teile, aitäh südamest. Nii ilus. Naised, kes te olete vastu pidanud veel meid kuulates. Aitäh südamete eest, mis siin lendlesid ekraanil. No vot. Sellised me oleme. Sellised me oleme ja nii see aasta läks. Aplaus teie. Ja meil on väga hea meel, kui teie kirjutate oma kogemusi sellest aastast ja näiteks selle sama video järelsalvestuse alla jagate või kirjutate meile isiklikult ükskõik kuhu, et mis teile aastast meelde jäi või mida te näiteks, mis oli teie jaoks need highlight'id või mis teid puudutas või mida iganes te tunnete sellest aastast siin grupis, et ma usun, et igal ühel, kes on midagi kuulanud, on mingid hetked, mingid meeldejäämised olnud siit. Ja muidugi on hea vaadata üle ka neid teemasid ja lapata ja siis meelde tuletada, et mis aasta jooksul siin oli. Et ma räägin nüüd ühe asja ära, mis meil on tegemata. Nii. Me oleme võlgu ühe asja selle grupi naistele. Me oleme teile võlgu augustikuu naistefestivali salvestused. Ja ma ütlen teile päris ausalt, mul läks meelest ära. Peitu. Jaanalinnud ei ole. Ei ole Jaanalinnud. Sellepärast meil leevikud ongi. Ja mul läks lihtsalt meelest ära ja ma eile vaatasin üle seda gruppi ja mul tuli eile see meelde, sest meil on need olemas YouTube'i lingid, aga kõik ja me pole neid gruppi pannud. Nii et naised, see grupp ei lõppe ära, vaid me paneme need salvestuste lingid järjest siis tõk sinna gruppi nüüd täna õhtul ja homme. Ja siis saate te neid nautida veel seal nii kaua, kui tahate, ehk siis neid jätkub veel seal vaatamiseks. Super. Sest et kuna ma olin neid näinud, et nad on üleval, siis ma üldse ei mõelnud, et aga jagamata. Ja nad said YouTube'i üles nagu salalinkidena, aga me ei andnud neid salalinke edasi gruppi. Jäime poolele teele, palun vabandust. Ja vaata, kui hea on tegelikult see, et meid on 4, et kellelgi tuleb midagi meelde. See on tõesti hea. Riskid on hajutatud. Kellelgi ikka tuleb lõpuks meelde. See on üks koostöö, muide suur eelis, et kellelgi ikka tuleb midagi meelde. Ja mis siis veel toredat me selle aasta lõpetuseks siin jagaksime? Aga mul tuli selline taipamine või idee või tunnetus. Kas ma kutsuks Heiliki äkki, teeks talle seda ootamatut asja? Kas Heilikil on mingeid mõtteid, mida igatahes talle üldse ei meeldi spontaansus ja ma olen siin juba Ma teadsin, et sa teed seda. Ei tea, ma lihtsalt kuulasin, mõtlesin ka selle aasta peale ja et kui Kristel aasta tagasi ütles, et kas te sooviksite sellist kohta, kus oleks sellised toetavad naised üksteise jaoks olemas ja siis ma mõtlesin, et yes, et jaa.
ja kui ma mõtlen nagu selle aasta peale tagasi, siis ei kujutaks ette enam, et seda kooslust ei ole või neid taipamisi ja jagamisi ei tuleks, et see sai kuidagi nii osaks igast nädalast, et ma alati väga ootasin seda ja kõik olid nagu nii erilised ja omamoodi jagamised ja sellised dialoogid, et ma olen hästi tänulik selle aasta eest ja kõike, mida te jagasite ja vahest nagu nii isiklikke asju ja et teil oli selline turvaline tunne jagada oma elu ja meiega ja olla nagu osa sellest, et väga-väga tänulik olen kogu selle aasta ja teie igaühe nii-öelda selliste oma eriliste ja omamoodi olemiste eest, et on niisugune imeline grupp. Ja ma just eile vaatasin ka, et te olite nagu nii säravad ja nii omanäolised ja sellised, aga samas nii ühtsed, et seda on olnud väga-väga vahva jälgida ja vaadata. Te olete kõik väga erilised omanäolised naised ja kindlasti ei peaks muutuma, arenemisruumi meil kõigil on alati, aga see oma olemus ja see oma essents ja natuur, et seda ärge kunagi muutke. Aitäh. Aitäh sulle. Aitäh, Heiliki. Kuule, aga äkki Kristi tahab ka midagi öelda? Siin on Kristi ja Ülle ka, et kas Aha, teie Ülle. tahate ka midagi öelda praegu siin? Siis nüüd on see hetk, kui Para-para. ei pea. Ülle tahab ja Ülle. Mina tahan teid väga tänada. Teie inspireeriv eeskuju ja lihtsalt olemine, see naiselik nõrkus, oma mittetäielikkuse tunnistamine. See on nii armas, see on nii usutav ja uskuge mind, see hakkab külge. See on nakkav ja see tähendabki, mis oli ka festivali üks lõugan oli, et julge olla ise kõigi oma nõrkuste ja tugevuste ja vigade ja mis iganes asjadega, täpselt selline, nagu sa oled. Ja minu meelest see teie olek ja teie mõtted ja need kooskäimised online'is, need on seda kõike andnud kuhjaga. Ma olen sellest väga tänulik. Aitäh, kullakesed, aitäh. Aitäh sulle, Aitäh Ülle. sulle. Imeline. Kas Kristi tahab ka midagi lisada siia? Ma näen, et Kristi on siin. Aga ei pea muidugi. Ja saab kirjutada, Ja kui on võimalik. nii. Aga siis nüüd veel need viimased lõpusõnad siit meie poolt. Mis me ütleme lõpetuseks? Mul tuli kohe selline, et iga lõpp on millegi algus. Minu sõnad! Mis tähendab, täiega ühendatud oleme. Tõmbasime siit selle informatsiooni läbi minu suu nii-öelda välja. Et võib-olla selle lõpu tähistamine on siis ka ühtesi mõne uue algatuse tähistamine. Ehk siis ma mõtlen, et see ei ole lõpp. Kindlasti mitte. Aga Terri, kus näiteks sinuga saab kohtuda peale tänast õhtut või mis sa teed või? Kus saab minuga peale tänast õhtut kohtuda? Jah. Niimoodi. Kui võtta päris tänane õhtu, siis peale tänast õhtust saab minuga kohtuda peale šamaani trummiorkestri treeningut teel koju, aga nali naljaks. Kui sind inspireerib selline nii-öelda elav pärand, millist elustiili ma olen nüüd siis rohkem kui 11 aastat koos oma perega viljelenud Hatu mõisas, siis Hatu mõisa oled sa alati oodatud tulema tähistama kas iseenda sündmusi, oma ettevõtte sündmusi ja mis olulisim, nautima sellist kohvimaagiat, nagu me seal pakume, et me pakume lisaks lihtsalt aeg-ajalt kohviku avamisele ka selliseid seminare või selliseid tähistamissündmusi koos kohvikoolitustega. Ja praegu on just parasjagu meil kohvikuu, ehk siis igal pühapäeval selles oktoobris ootame me siis sind külla erinevalt maalt pärit erikohviga. Ja nüüd tuleval pühapäeval on siis vähemalt minu andmetel Kolumbia kohvirännak plaanis ja siis edasi veel 2 pühapäeva. Aga see on selline Hatu mõisa tegemiste
osa, mis on minu elus väga suur osa. Ma ühel hetkel, mingisugusel hetkel tundsin, et kas ma jaksangi seda kõike, aga praegu ma tunnen, kuidas minus on selline tänu sellele 54 jõudmisele selline uus energia ja uus eluvaim on ja sees tuksumas. Aga mis puudutab selliseid koolitusteemasid, siis mul on just nüüd novembri alguses on tegelikult algamas selline 4-osaline koolitus naistele siis ülemineku teemadel. Et see on pealkirju. mille pealkiri ongi üleminek. Et seda on siis võimalik näha kui hatu.ee, seal on meil akadeemia osa, seal on minu need kursused ja tegemised kirjas. Aga ma ise tunnen, et siin on praegu ja tänu sellele, et ma armastan väga sügist ja sügis on minu jaoks hästi energiarohke ja loominguline aeg. Ma tunnen, et midagi veel uut on küpsemas, mille kohta ma ei taha midagi veel välja lubada. Aga jah, et mind saab jälgida kas siis läbi Hatu Akadeemia, mis on eraldi page, siis Hatu mõisa saab jälgida Hatu, kas kodulehe kaudu hatu.ee või Facebookis ja mind saab jälgida siis Terri Mang Facebookis või Instagramis. Ja muidugi te ilmselt kuulute ka meie ju mailing gruppi, eks ju, et me oma tegemisi tegelikult jagame ju edasi oma selles suures grupis, nii et infot saab igalt poolt. Mul on üks täpsustav küsimus Terrile, kas sa teed neid individuaalpäevi ka veel? Sa mõtled seda nagu neid hingespa või neid Jah. mõtled või? Ja ma olen teinud selliseid. Räägi sellest, ma küll palun Teril sellest rääkida, sellepärast, et mina olen kuulnud selle kohta tagasisidet, mis oli ülivõrretes, palun räägi sellest. Ja ma räägi sellepärast ka, et sotsiaalmeedias ta tegelikult ei jaga pooli asju, mida ta teeb. Ja Kristelil oli suu nurga peal mitte midagi, mida ta tahtis öelda mitte midagi. Ja see on tegelikult, ma võin selle ära põhjendada, see on seotud natukene sellega, et on üsna kompleksne leida seda vahepealset teed ja näidata, nii-öelda rannida seda mõisaelu, eks ole, ja siis enda tegemisi ja siis ma jõudsin sellel aastal nagu sellesse tasakaalu, et ma tunnen, et sügis ja talveperiood on see, kus ma pühendun rohkem koolitustegevusele. Aga see, mida Vivian küsis, on tegelikult selline, ma kutsun seda hingespaaks. See on selline nii-öelda võimalus, et on võimalik veeta terve päev minuga koos Hatu mõisas ja selle päeva käigus ma siis olen tänu eelneva ettevalmistusega näiteks aitan lahti mõtestada sinu human designi kaarti, saan koostada selle kaardi, rääkida tundide kaupa sinust, jõuda selleni välja, et ma rakendan oma sellist väga pikka joogateekonna ja meditatsiooniteekonna kogemusi, kus ma siis loon sümbioosi sinu disaini omaste väljakutsete ja siis nende praktikate vahel, mida sa saad siis oma enda kasuks hakata tegema peale seda, kui me oleme selle päeva veetnud. Ja siis veel palju selliseid toredusi, et olen ka inimestega koos teinud süüa koos. Süüa sedasi, mis toetaks sinu hormonaaltasakaalu ja pluss siis see, et võib valida ka endale sellise nõustamissessiooni hoopis näiteks menopausi teemadel või postmenopausi teemadel, mis on järjest enam kütab minus kirgisid see teema, sest ma ise olen seal ja see on väga äge teema. Nii et naised, olete oodatud, aga ma teen ka üks-ühele nõustamisi või online'is, kui keegi soovib, et minuga võib lihtsalt otse ühendust võtta ja võib-olla ma ühel päeval jagan ka midagi. Aitäh! Aitäh, et te kuulasite, jutt läks jälle pikaks. Nii. Aga Viviani lõpusõnad ja kust sind ja kuidas võib leida? Minu lõpusõnad on täis tänulikkust. Terri tõi kastanimuna ja see on nagu selline viljakuse sümbol, et see seeme, mis läks aasta tagasi mulda, et nüüd see justkui juba on kandnud vilja. Ja minu jaoks see, et Terri täna tõi selle kastanimuna väga sümboolne. Nii et ma olen väga tänulik kogu selle teekonna eest ja see on olnud üsna selline seiklusrohke koos teiega, sellepärast, et ikkagi kui
et üks asi on see, et kui sa nagu mingeid teemasid ikka sa oled kogenud ja mõelnud ja niimoodi, aga kui sa pead neid tegelikult verbaliseerima, siis mingisugused mõtted kooruvad ja avanevad nagu hoopis uuel sügavusel. Nii et ma olen teile väga tänulik selle võimaluse eest olla olnud erinevate teemade siis nagu seiklustest kantud. Ja mida mina teen, mina ju annan kinga paari kaupa ning praegu sel hooajal ka saabast. Ja mind võib leida Kuningaüks Tallinna vanalinnas. Ja siis muidugi võib mind leida ka, sest et ainuke koht, kus, sest minu isiklik sotsiaalmeedia on täiesti olematu, aga minu Vivian Vau sotsiaalmeedia, sinna ma küll postitan värskelt saabunud mudeleid ja siis vastan igasugustele küsimustele, postitan igale poole maailmas, kuhu post käib. Ja ning Vivianil on suurepärane uus teenus, mida ta on teadmatult ja tahtmatult osutanud läbi nende 20+ aasta, on see, et kui sa soovid saada sellist positiivse emotsiooni surakat, siis seda sealt poest saab. Pluss, kui sa soovid saada sellisesse pisut halliks muutuvasse sügisesse rõõmusurakat värvide näol, siis seda saab. Pluss Vivian täiesti tahtmatult, mitte midagi plaanides, lihtsalt tõstab su tuju. Nii et kui sul on tahtmine vanalinnas jalutades või Tallinnasse tulles tuju tõsta, siis sa saad minna sinna värvilisse poodi ja võib-olla endale midagi kaasa haarata. Ja ma lisan siia veel ühe asja, et Vivian Vau on Eestis minu teada ainuke ja maailmas kindlasti täiesti ainulaadne, kui mitte kogu päikesesüsteemis. Šamaani trummiga kingaterapeut. Jah, nagu kirjutas Naisteleht, isegi sain teada. Ja tegelikult on see hästi praktiline, sest seda kingateraapiat saab tõesti isiklikult tema käest seal Kuninga tänavas ja see on äärmiselt tõstev. Need kingad, mis sa kaasa saad, on lihtsalt boonus puhas. Ja sellepärast, et siis kui meil olid need toredad ajad seal 5 aastat tagasi kandis ja kui valitsus otsustas, et see kingakauplus on ju kangesti nakkusohtlik paik, aga samal ajal olid lubatud teenuse osutamine nagu juuksuriteenus, massaažiteenus ja nii edasi. Ja siis ma veel sinna majandus ja info ja mis kommunikatsiooniministeeriumisse tegin väikse järelpäringu, et see teenus, mida meie osutame, siis kingaproovimisteenus, et võimaldab ju suuremat distantsi ja kõik see, aga ühesõnaga sain väga põhjaliku kantseliitliku vastuse, et siiski see kõik on keelatud, mida mina teen. Siis ma mõtlesin, et okei, et kui kingaproovimisteenus on keelatud, siis ma hakkasin küll võtma broneeringuid kinga ja värviteraapia seanssideks ja seansid toimusid kingasalongi ruumides. Nii et selles mõttes ma olen täitsa ametlikult osutanud seda teenust. Ja tõesti teinekord oli niimoodi, et siis et nagu kirjutasin siis patsiendile välja vastavalt siis värvilised kingad. Nagu ikkagi ju nagu retsepti ravimi korras. Ja tõeline terapeudi töö. Ja kusjuures Vivian Vau salongis saab selliseid teraapiaseansse tellida ka gruppidele. Ehk kui sul on näiteks naiste gäng või sõbrannade selline ring või töö juures võib-olla selline palju naisi, kes tahaksid lustida ja siis nii-öelda tõsta oma seda kingateadlikkuse taset mustalt pisut värvilisemaks. Et siis selliseid sündmusi saab Viviani juures teha ja need on alati väga ägedad, seal voolavad, kihisevad joogid ja maitsev hooajaline suupiste käib sinna juurde, aga sinna juurde jagab ka Vivian inspiratsiooni sellest, kui oluline on oma ellu tuua värvi ja kui oluline on tegelikult kanda jalatseid, mis avavad sulle õigeid uksi ja üldsegi kingahorisonti avardades, kuna ikkagi jalad jõuavad meid elus edasi. Sõna otseses mõttes.
Ja siis see, et millised kingad sa endale jalga paned, siis see, et millised uksed sinu ees avanevad. Ma arvan, et seda teadlikkust, ma arvan, ma nende 20 aasta jooksul küll suurendanud. Ja õige on see, et need üritused ja on olnud ka sellised nagu team building'u üritused, siis naised on lahkunud alati väga inspireerituna. Täitsa unustasin ära, et selline asi on. No vot sellepärast me olemegi olnud, keegi ikka mäletab. Keegi ikka mäletab, mida sa kõike teed. Ja. Väga äge, aga anname siit Liliale lõpusõnad. Veenus. Mind saab leida enamasti Kalarannas. Kalaranna 8/11 Tallinnas on meil selline ilus mereäärne hubane stuudio, kus ma teen selliseid helirännakuid, lavamiskontserte, helimassaaži nii üksi kui ka oma armsate andekate kolleegidega ja teeme gruppidele, teeme individuaalseansse, teeme ka nende hilisevate jookidega pidusid. Paaridele saab tulla oma kallimaga või sõbrannaga või mis iganes oma perega. Kõike teeme. Meil on seal selline helimaagia, tervendame, avame potentsiaali oma tegevustega ja sellega, et me teeme koolitusi ka. Me koolitame neid heliteraapia, see baaskursus meil tuleb juba oktoobri lõpus ja mulle tundub, et viimasel ajal see tervendamine, see on üks asi, millega ma tegelen, aga rohkem mulle meeldib inimestes avada nende päris nagu häält ja päris näidata nende tugevaid asju. See on vist minu praegu suund on. Aga teeme ka suuri kontserte kirikutes. Kui sul poleks olnud meeles, ma oleksin tahtnud, ma olin juba valmis silma. Ja, et helides oleme ja koduleht on ka helid.ee ja mina oma isikliku selle Facebooki lehel seal postitan, pommitan oma üritustega, et siis olge valmis. Räägi suurtest kontsertidest natukene veel paari sõnaga. Suured kontserdid meil toimuvad kirikutes ja see aasta meil tuleb juba kõige suuremal Eesti Orelil Kaarli kirikus, seal me ei ole veel seda teinud, seal meil kõlavad gongid ja orel ja Hans Zimmeri teosed ja veel valgus, selline, ma ei nimeta seda show, see ei ole show, see on rohkem nagu valgusteraapia, kus on sellised projektsioonid ja selline vilguv valgus, mis annab juurde sellele efekti. Et tulge. Seal me oleme kõik käinud ja saanud seda nautida, et väga soovitame. Ja. Kas see tuleb jõulude paiku või novembris? Meil novembris tuleb Arvo Pärdi teostega kontserdid, kus on viiul ja klaver, kus mängivad tipptaseme muusikud peale meid. Et selles mõttes profi viiuldaja ja pianist, kes mängivad Arvo Pärdi teosid ja meie mängime gonge. See on 15. november Tallinnas ja 29. Tartus ja detsembris 7. minu meelest on Tallinnas ja 17. Tartus Hans Zimmeri teosed Oreliga. Ja igaks juhuks need kirikud on sisuliselt ikkagi alati välja müüdud, et tasub kiirustada, et selle pileti soetamisega selles mõttes, et otsa ei saaks. See on minu arust lihtsalt nii äge, kuidas sellised nagu kongid ja tervendavad helid tõesti. Lilia viib sellistest väikestest ruumidest, kus me oleme harjunud käima nagu väikeste gruppidega koos natuke niimoodi et nagu uhuud on ju ja ta viib need suurtesse kiriku kontserdisaalidesse, kuhu tulevad kokku inimesed, kes ei ole üldse sellised väikse grupi uhuud ja saavad sealt selle elamuse, selle tervendava
ja saavad selle heli kätte. Et minu arust on see niivõrd tänuväärne, mida te teete, Jaa. ja see on väga see on eriline. väga vinge. ja meil isegi firmad tellivad meid, me oleme käinud Microsofti suvepäevadel juba paar korda ja praegu novembris meil tuleb veel üks selline firmaüritus, kus on 360 selle Vau. mediteerivat inimest. Vau. Ikka on firmadel ka hea maitse, mitte ainult inimestel. Tõeliselt äge. Jah. Nii. Kristel, Jälle vaatate minu otsa. Ja minu nimi on Kristel Treier. Ja mind võib leida internetis, sotsiaalmeediast, kus ma siis aeg-ajalt rohkem ja vähem jagan enda kohta. Jagan nende sündmuste kohta, mis ma teen ja mind tegelikult ootavad nüüd ees sügisel naiste retriidid, mida ma korraldan. Ma sõidan juba sellel nädalal tegelikult ära Marokosse, kus on inspiratsiooniretriit naistega. Me läheme Marrakechis siis üle Atlase mägede, läheme Sahara kõrbe, Alžeeria piiri äärde ja vaatame siis, mida meile õpetab see ürgne Aafrika seal ja need iidsed berberi hõimude tarkused ja vaatame neid natuke. Ja siis novembris ootab mind kohe, ma olen Eestis vist ainult paar päeva vahepeal, ootab mind kohe Bali, kus on minu üks selline hingekodu ja kuhu ma viin siis naisi retriidile, mille nimi on naiselikkuse pühitsus. Ja seal Balil on nii, et seal on kõik on võimsam ja see on selline kiirtee, et kõik looduse algelemendid on seal nii palju võimsamad, et kui sa Eestis mõne protsessiga tegeled siin pikemat aega, siis Balil see võib sul seal ühe väikese rituaaliga tunnikese jooksul ära laheneda. Ja minu viimane selline võib-olla kutsumus ongi, et viia naisi üle maailma pühadesse paikadesse. Et mul on seal nimekirjas praegu veel Kreeka, mis tuleb kevadel ja järgmine aasta tuleb, märtsis tuleb järgmine Bali-retriit. Ja need pühad paigad, ma tunnen, kuidas igas inimeses on need pühad paigad, aga maailmas on need pühad paigad, mis toetavad meid nii palju, et see on nii oluline. Ja lisaks ma jätkan oma sellise energiatöö õpetustega, mis vahepeal oli natuke jäänud mul tahaplaanile, ehk siis õpetan inimesi reiki ja võib-olla ka teiste energiatöö printsiipide baasil siis ise oma elujõudu energiat juhtima ja tegelikult õpetan seda, et kõik on sinus endas olemas, sul on kõik võimed olemas, õpetan neid võimeid märkama, tuttavaks saama ja siis nendega ise toimetama nii, et sa ei vaja kuskilt väljastpoolt sõltuvuses olemist, ei ilmast ega tarokaartidest ega millest iganes. Aga neid mänge võib ka mängida, see on lihtsalt meelelahutus siis. Mis ma veel teen? Ma annan tantsutunde. Ma nimetasin seda naiselik joogatants, aga nüüd ma tunnen, et sellele tantsutunnile peaks panema pealkirjaks püha naiselik tants ja eriti sellistele 40 ja 50 pluss naistele. Et ei pea noortega koos minema ja omaette, see on hoopis teine väärtus sama vanuste naistega koos tantsides siis ja selle tantsule eelnevates sellistes praktikates saada endaga jälle ühendus. Detsembris lähevad need tunnid edasi Eestis. Detsembris ma olen jälle Eestis. Ja ma tunnen ka, et neid asju on veel tekkimas ja küpsemas ja mul on üks selline nagu salategevus ka, millest ma palju pole rääkinud, aga ma nõustan erinevaid siin just viimasel aastal selliseid, ma ütleks, südamega tundlikke ja eriti vaimsetel teemadel nõustajaid, terapeute, koolitajaid, et kuidas siis sellest oma asjast teha midagi sellist, et see jõuaks inimesteni, et sa ise läbi ei põleks sellega. Ja kuidas sellest teha siis nagu selline elu osa, mis inspireerib sind ja aitab inimesi. Et võib-olla see on kõik, mis ma tahaks öelda. Sotsiaalmeedias leiab mind Kristeli nime alt, Kristel Treieri nime alt ja koduleht on mul olnud siiani kuutempel.ee, aga paralleelselt ja järjest rohkem hakkab toimima loojatar.ee. No ja siis järgmine aasta jälle naiste festivalil. Aplaus Kristelile.
pikk jutt. aga mis meil, kui me tulevikust räägime, eks ju, nii. aga enne kui läheb tulevik, eks ju, siis ma tahtsin selles kokkuvõtvas, kui me hakkame kõike seda kokku võtma, sest kell juba on kihutanud, On kokkuvõtuaeg. kokkuvõtuaeg. Ma tahtsin öelda seda, naised, et teate, selles koostöös, mis me oleme teinud, meil on see õnnestunud, mida me oleme tahtnud teha, ühendada ja ülendada. Ja meil on see õnnestunud nii omavahel kui ka väljapoole. Et ma olen sellest nii tänulik, et see missioon, mina armastan missiooni. Ma muidu ei suudagi eksisteerida. See on minu disain. Kui mul ei ole suuremat missiooni, siis ma enam ei toimi, siis mu elu tundub tähtsusetu. Ja minu jaoks on see nii oluline, et mul on see missioon koos teistega. Et ma olen osa sellest missioonist, ma olen tohutult tänulik selle võimalusest. Ja teine asi, mis puudutab tulevikku. Minu meelest on see väga hea mõtteseeme, aga ma arvan, et vähemalt korra kuus hakkame me tegema selliseid jagamisi. Mis te arvate, naised? Kaamera zoomis minu näkku sisse. Nagu üks kord kuus kõik koos. Ja, aga no, nagu see, no vaatame. Mina tahtsin seda, et teeme siis, kui on parasjagu inspiratsioon, mitte see, et võt, Täpselt. nüüd on november ja nüüd tuleb teha, sest et on see kuu on meil tegemata. Täpselt, umbes nii. Naised, te jäätegi seda inspiratsiooni ootama, kui tähtaega pole. Aga kindlasti on midagi oodata vähemalt korra kvartalis. Sest mina tunnen tõesti ka, et selline spontaansus ja selline spontaanne jagamine on olulised. Ja. Ma olen nõus. Ja. Ja ma olen ka väga nõus ja kindlasti me jagame midagi veel, sest see kuidagi see naiste tõstmine ja see kõik, mis me teeme. Sobib meile nii hästi ja tuleb nii hästi välja. Ja mulle tundub, et meil on üks huvitav nagu omapära veel. Me kõik, mulle tundub, et vähemalt minu kohta see käib, et ma tunnen, et teil kõigil on midagi väga olulist jagada ja te peate seda jätkama. Ja siis ma tunnen, et ma peaks natuke nagu seda push ima, et maailm saaks osa teist nagu ka selle külje pealt. Nagu mitte selle teie tavalise külje pealt, vaid ka selle külje pealt. Ja ma olen nõus, et meil kõigil on. Ma olen nõus, et meil kõigil on. Ja kõigil. Ja. Aga mis me siis soovitame teile, naised? Mina arvan ka nagu Terri ütles, et iga lõpp on millegi algus. Ja ma ei tea, nii äge on. Siis soovitame, naudime elu. Naudime elu. Naudime sügisvärve, naudime elu, naudime koos käimisi, kokku tulemisi ja nüüd on neid võimalusi mustmiljoon kirikust kuni templiteni välja, eks ole. Ja vahepeal sutsakas läbi Kuninga tänava ja Hattemõisa. On küll kohti, kus käia. On kohti, kus käia. Ja me täiega ootame. Ja tulge tänava peal juurde ja kallistage, kui te meid näete.